Tere päevast ja kõigepealt aitäh kutsumast ja rõõm näha, et saal on peaaegu täis selle teema käsitlemisel. Ma kõigepealt sissejuhatuseks ütleksin, et Välisministeerium üldse naiste õiguste teemat maailmas, sealhulgas naistevastase vägivalla vastu võitlemist peab hästi oluliseks inimõiguste osaks ja kõiki neid rikkumisi üheks kõige häbiväärsemaks inimõiguste rikkumiseks üldse. Nii et võib-olla alustuseks ma paneksin Eesti olukorra siin konteksti muu maailmaga, mis puudutab naistevastast vägivalda. Et kui Eestis, nii nagu enamikus teistes sellistes moodsates ja kõrge elatustasemega ühiskondades on naistevastase vägivalla peamine allikas lähedased, ehk peamiselt siis kas mees, elukaaslane või keegi pereliige, et siis maailma mastaabis muidugi jätkuvalt kahjuks me leiame väga palju selliseid piirkondi ja riike, kus naistevastane vägivald on näiteks poliitika süsteemne osa, sõjategevuse süsteemne osa, ehk vägistamisi, naiste vastu suunatud muud vägivalda, tapmisi kasutatakse siis sõjategevuses, kodusõdades, ka valitsuste, armee ja politsei poolt. Nii et kui me vaatame laias maailmas ringi, siis kindlasti Eesti üks oluline eesmärk ja huvi on see, et selle probleemi võikust ja olulisust järjest kõvema häälega toodaks üles nii ÜRO-s kui ka teistes rahvusvahelises organisatsioonides, et need, kes täna seda laadi vägivalda kasutavad näiteks oma poliitiliste või majanduslike eesmärkide saavutamiseks, et teha seda järjest keerulisemaks. See ei ole väga lihtne, sest nagu ma ütlesin, neid riike täna jätkuvalt on palju, kus naistevastane vägivald on süsteemne poliitika osa, palju me leiame neid riike näiteks Aafrikast, et ka hiljutisel kohtumisel ühe Aafrika riigi presidendiga, kus oli siis Euroopa Liidu välisministrite ja selle riigi presidendi kohtumine, tuli ka jutuks see, et on viimased faktid ka Amnesty Internationalilt ja muult organisatsioonidelt, et vaadake, et teie riigis näiteks politsei kasutab vägistamist selleks, et hoida siis teatud piirkondi riigis kuulekana. Et miks te seda teete või et miks see riigivõim ei sekkub. Presidendi vastus oli umbes midagi sellist, et jaa, et see kõik üldiselt on nagu inetu, aga nii on alati olnud. Et see on meie kultuur, see on meie traditsioon. Et riigi sees korra hoidmisega, mõjupiirkondade jaotamisega, kaasneb muulgas siis ka vägistamine. Et see peegeldab tegelikult täna nagu seda mõttemaailma, mis paljudes sellistes piirkondades on, kus väga kergekäeliselt tuuakse õigustusena see, et see on meie kultuuri osa või traditsioon. Sellist lähenemist kindlasti ei saa mitte mingil kujul aktsepteerida ja kõik tegelased, kes sellist juttu ajavad, et ka see rahvusvaheline reaktsioon peab olema väga ühene, et see ei ole mingil juhul aktsepteeritav, seda ei saa põhjendada mingite kultuuriliste või traditsiooni erinevustega. Eesti on praegu ÜRO Inimõiguste Nõukogu liige ja ka üks meie Inimõiguste Nõukogus olemise peamisi teemasid ongi naiste õiguste kaitse ja tagamine ja sealhulgas siis ka naistevastane vägivald, sealhulgas seksuaalvägivald, seda siis nii selles poliitilises või majanduslikus mõttes, aga siis muidugi ka peresuhetes ja lähisuhetes. Et see on väga suur ja ulatuslik võitlus, sest alles mõni aasta tagasi ka sellega keegi ei tegelenud rahvusvaheliselt ega sellele tähelepanu ei pööratud, et olemuslik muudatus juhtus siis, kui ka ÜRO-s alles siin 3 aastat tagasi loodi organisatsioon nimega UN Women, kus ka Eesti oli siis üks tugev kaasalükkaja, et see organisatsioon sünniks. Praeguseks on ka ÜRO peasekretär nimetanud ametisse seksuaalvägivalla vastase võitluse eriesindaja näiteks ja on vastu võetud siis ka selliseid vastavaid resolutsioone, mis kõigi nende väga tõsiste kuritegudega maailmas ja nende mentaliteedi muutusega tegelevad. Nii et selles osas Eesti oma välispoliitikas ja inimõiguste poliitikas on naiste õigustele, sealhulgas sellele vägivalla vastasele võitlusele väga selgelt kontsentreerunud, kuna, nagu ma ütlen, see on inimõiguste rikkumises tänapäeva maailmas üks kõige räigemaid osi, sinna juurde, eks ole, lisaks nendele vägistamistele ka suguorganite ümberlõikamised ja muud õudused, mida nüüd ja ka täna väga paljudes Aafrika, aga ka teiste maailma piirkonnas riikides tehakse. Ja kui me siin räägime ka laiemalt, et paljud riigid on hädas oma
napi majanduskasvuga ja halva valitsemise ja korruptsiooni ja kõige muuga. Et noh, siis kindlasti üks osa selles, et elujärg ei parane, on selles, et naiste õigused on oluliselt pärsitud või ahistatud, et ei saa ju tegelikult ükski ühiskond areneda normaalselt, kui pool tema elanikkonnast on normaalsest elust kõrvale lükatud. Ehk pool inimressursist on lükatud igapäevasest majandus- ja muust elust kõrvale. Nii et ka see mõttemaailma nihe on äärmiselt oluline. Ja võib-olla selle sissejuhatava jutu lõpetuseks, et ma siin ka hiljutistel kohtumistel ka ÜRO-s ja ÜRO naisteorganisatsiooni selle sama UN Womeniga tegin ka sellise märkuse, et meil on nüüd olnud kogu aeg meesterahvastest ÜRO peasekretärid, 3 aasta pärast valitakse jälle ja nüüd on loodud see sama UN Women või naisteorganisatsioon, kus siis on nüüd millegipärast eeldatakse, et naisterahvas peab olema selle organisatsiooni pealik. Tegelikult järgmine rotatsioon võiks olla vastupidi, et lõpuks oleks aeg, et naisest saaks ÜRO peasekretär ja meesterahvas juhiks UN Womenit. Sest üldiselt need tegelased, kellega seda mõttemaailma maailmas muuta tuleb, need on kõik, ongi mõnevõrra teistsuguse mentaliteediga. Ja midagi ei ole teha, ega siis seda sõnumit või küsimust võetakse ka siiski sõltub ka sellest, kes tuleb rääkima. Kas see siis kõlab küll küüniliselt ja inetult, aga maailm täna veel nii on, et kas tuleb jälle kuskilt naine ajama naiste asja või siis ütleme ka need tegelased, kellele selles osas on kõvasti ette heita, saaksid aru, et see nüüd päris nii ei ole. Ja lõpetuseks, et mul on tegelikult hea meel, mis on ka vastutus, aga siin ka Eesti rolli on tähele pandud, et see on nüüd küll minu kaudu väljendatud, aga 29. novembril siis saab Eestile auks siis see, et minust saab Euroopa valge lindi saadik, ehk siis Euroopas on siis mõned riigid ja nende välisministrid ja mõned ametiisikud veel siis välja valitud nendeks valge lindi saadikuteks, kelle asi on siis ka rahvusvaheliselt seda naiste õiguste ja naiste vägivalla vastase teemat häälekalt käsitleda jätkuvalt, et seda mõtteviisi ja maailma vaadet paljudes riikides jätkuvalt muuta. Ja lõpetuseks Eestis siis ka selles kontekstis 2 sõna, nii et ühesõnaga see annab selle konteksti sellele, kus me oleme, mis ei ole mingi õigustus ei Eestile ega teistele Euroopa riikidele ja moodsatele ühiskondadele nagu meie oma naiste vägivalla osas, mis jah, on teistsugune, kui on ütleme sellistes vähearenenud riikides, et ta peamiselt ongi perevägivald, lähisuhte vägivald. Ja ega ka siin on ju, me kõik teame seda pead liiva all hoitud liiga palju. Et nüüd, eks ole, kuuleme ka siin Eestis, et see mõtteviis on hakanud nihkuma ja neid asju võetakse järjest tõsisemalt ja neist räägitakse kõva häälega, mis ongi ülim aeg. Aga eks ka seda arusaamade takerdumist Euroopas näiteks kirjeldab see tõsiasi, et kui me vaatame kas või seda Euroopat, siis tegelikult ei õnnestunud kätte saada. Ühesõnaga Euroopa Liidus on koostatud soolise võrdõiguslikkuse indeks, millest siin ju Eestis on ka palju räägitud soolisest võrdõiguslikkusest. Aga selles võrdõiguslikkuse indeksis, kus on mitu komponenti, et seal Euroopas on näiteks naistevastase vägivalla element tühi. Sest väidetavalt ei ole Euroopas selle kohta võrdlevat statistikat. Seda siis on öelnud Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituut. Mis tähendab seda, et tegelikult ka arenenud ühiskondades nagu Eesti ja muu Euroopa ega see teema ongi olnud nii, et paneme pea liiva alla ja vaadaku ise, kuidas saavad. Ega siin, kui me siin näitame näpuga kaugetele mandritele, küll võib-olla teistsuguse ja oluliselt massiivsema ja räigema inimõiguste rikkumise peale, siis väita, et täna moodsas maailmas siin Eestis või mujal Euroopas oleks asi selle teemaga korras, kindlasti mitte. Nii et lühike vastus teie küsimusele on jah.